öösel praegu ja me sõidame Kursi jahilossi, ühte kaunisse paika Tartu lähedal. Ja me lähme sinna selleks, et me tahame saada eemale linnakerast. Tahame sellist vaikset, kaunist kohta keset loodust, kus siis mõtiskleda ja arutleda. Ja praegu, kui ma siin teel olen, et ma mõtlen selle mõiste tee sümboolse tähenduse üle. Et me räägime ju ka eluteest, on ju. Et kui me praegu siin tee peal sõidan, et siis alati, kui me sõidame autoga, me läheme kuskil punktist A punkti B, on ju. Ja samuti tegelikult elu on ju see, mis kulgeb põhimõtteliselt siis alguspunktist lõpp-punkti. Ja see lõpp ei ole selles mõttes lõpp, vaid see lõpp on samamoodi millegi uue algus. Ja samuti, kui meil autotee peal, kui me sõidame, meil on liiklusmärgid, et siis paralleeli me võiksime siis tuua, et eluga, et elus meil on ka teatud reeglid, mida me peame siis järgima. Ja nii nagu tee võib olla kas hea ja sirge, või siis hoopiski selline hauguline ja künklik, nii võib ka tegelikult elus olla siis niimoodi, et teatud hetkedel võib olla ka nii, et me kukume maha ja oleme siis näoga mudas. Aga tähtis on siis see, et me püsti tõuseksime ja edasi läheksime. Hei, mis sa loed siin? Loen praegu Platoni pidusjärki. Võtsin see Platoni siia kenasti kaasa Kursi jahilossi. Aga tegelikult ma tahaksin sinuga hoopiski rääkida täna Platoni koopa võrdpildist. Kuna see on asi, mis on aktuaalne sajandeid olnud ja mis on ka täna väga aktuaalne. Ja tahaks võib-olla natuke vaadata seda, et kuidas selle võrdpildi mõistmine võiks aidata meil siis selles maailmas paremini hakkama saada, kus me siis elame. Kas sa tead seda Platoni koopamüüti? Jaa, ma olen sellest täiesti teadlik, aga sa võid alati värskendada mu mälu ja öelda nii-öelda oma vaate nurga sellest. Ma aitan sul taas meenutada või koos siis mõtleme, mis see siis oli. Et põhimõtteliselt see on siis allegooria võrdpilt, mille Platon esitab oma teoses riik. Ja ta palub siis ette kujutada koopast ja see koopas elavaid inimesi. Ja seal on siis inimesed, kes on seal koopas sündinud ja kasvanud ja kelle jaoks see koopas ongi kogu maailm. Ja need inimesed ei ole seal koopas mitte vabalt, vaid nad on aheldatud. Ja nad põhimõtteliselt istuvad ja nende kael on aheldatud. Nad saavad ainult vaadata otse ja ei saa vaadata nagu siis seda, mis toimub see koopas siis ringi. Ja nad istuvad seal ja me võikski nimetada neid vangideks. Nad ongi nagu vangid, on ju. Ja nende vangide selja taga siis on tuli. Ja selle tule ja vangide vahel on siis selline läbikäigutee ja seal on selline madal sein. Ja seal madala seina taga siis liiguvad ka inimesed. Ja nemad kannavad erinevaid objekte, siis erinevaid nagu asju. Ja need vangid näevad siis nende asjade varja. Aga vangid arvavad, et need varjud ongi tõelisus. Sest nad ei tea, mis nende selja taga toimub. Nii, ja nüüd kujutame ette, et üks nendest vangidest siis tõmbab ennast vabaks ja läheb vaatab selle koopis ringi ja näeb tuld ja muidugi tuli pimestab tema silmi, nii et ta silmadel hakkab valus ja ta ei suuda midagi näha, siis, mis seal on selle tule juures. Ja ta läheb kiiresti tagasi, sest see, mida ta nägi enne, see oli tema jaoks tuttav. Aga see, mida ta nägi nüüd, see oli tema jaoks võõras ja tundmatu ja tegi veel haiget ka. Aga nüüd siis Platon palub ette kujutada seda, et siis üks nendest vangidest viiakse vastumeelselt koopast välja. See tee koopast välja tegelikult sümboliseerib siis nagu haridust, minekut nagu pimedusest valguse kätte. Ja ta viiakse välja, ta on väga vihane ja väga nagu vastu sellele. Ja muidugi, kui ta satub sealt koopast välja päikese valguse kätte, siis see päikese valgus pimestab teda. Ja alguses ta ei näe mitte midagi seal. Aga tasapisi tema silmad harjuvad. Ja ta hakkab nägema need objekte, mis on maailmas on ja kõike, mis on maailmas on. Ja ta saab aru siis sellest, et need, kes seal koopas on, et nemad on tõesti vangid. Ja nad on tõesti aheldatud ja nad tõesti näevad varjusid ja need varjud ei ole tõelisus. Ehk siis nad elavad pettuses. Ja kui ütleme nüüd ette, et siis
no ta läheb sinna vangide juurde koopasse tagasi ja noh, räägib neile siis seda, et noh, et kuulge, teate, et seal tähendab, väljaspool koobast on hoopis teine maailm, seal on kõik valgus ja seal on kõik väga kena, aga teie siin pimedas koopas, eks ju, vaatate ainult varje seina. No põhimõtteliselt ega need vangid ei usuks teda. Nad võiksid isegi maha lüüa. No, ja mitte mingil juhul nad ei tahaks ise minna sealt koopast välja. Vot, et selline võrdpilt. Ja põhimõtteliselt võib siis öelda, et see koobas sümboliseerib nagu seda maailma, kus me elame ja need vangid oleme siis nagu meie. Ja põhimõtteliselt need ahelad on nagu ignorantsus, et kui me ei taha nagu teada ja kui me ei taha õppida ja me ei taha nagu, kui me nagu lepimegi sellega, mida me teame ja kui me ei taha nagu rohkem teada, et siis noh, selles mõttes me olemegi nagu aheldatud. Et mida sina arvad sellest? Ma arvan, et nii ongi. Et see, mida me näeme või see, mida me teame, sõltubki väga palju meist iseendist, mida me tahame näha, mida me tahame teada. Tihtipeale ongi ju lihtsam peita pea liiva alla ja öelda, et kõik on hästi, vaadata neid varje turvaliselt istudes. Aga samal ajal, kui me avastame seda maailma, saame selle valusa päikesevalguse kätte, siis peale seda muutub see nii-öelda mustvalge pilt värviliseks ja tekivad ka rohkemad võimalused. Et eks need kõik ole nagu meie endi valikud siis. Minu jaoks see just tähendab ka seda, et meil on tegelikult maailmas palju rohkem, kui me meeltega suudame tajuda. Sest et Platon ka ta jagas maailma 8 meeleliseks maailmaks, et kõik see, mida me tajume meeltega ja siis selliseks nagu päris maailmaks või füüsiline maailm ja ideede maailm. Jah, ja just nimelt, et kui me oleme praegu siin majas, me oleme siin jahilossis, et see maja on siis nagu koopia sellest maja ideest. Et meil on väga palju maju, aga kõik need on tegelikult koopiad ühest ideest, maja ideest. Ja siis on nagu see asi ka, et kui me loeme näiteks uudiseid või asju, näiteks loeme mingist majanduskasvust või sellist asjast, et ongi see, kui me nagu võtame seda tõsiselt ja nagu tähendab, et usumegi seda, siis me olemegi nagu selle meeleliselt maailma küüsis, aga kui me hakkame nagu mõtlema ja ise vaatama ringi, et kas me nüüd reaalselt ka nagu ühiskonnas praegu majanduskasvu on või mitte, siis me saame kõik aru, et tegelikult meile valetatakse. Et kuidagi nagu see peab olema nagu selline püüd näha nagu läbi sellest meelelisust ja läbi sellest näivusest, mis on nagu pidevalt meie siin maailmas. Ja võib-olla läbi nagu pealiskaudsusest. Jah. Aga siin vaikus on tõesti hämmastav, ma pean ütlema vahepeal, ja vaikuses tegelikult tulevad head mõtted. Just. Näiteks praegu mul tekkis selline vahva mõte, et võib-olla on perenaine saanud valmis juba pannkoogid, mida me võiks maha kõrda. No võib-olla tõesti. Aga lähme vaatame. Lähme vaatame. Ja häid mõtteid teile. Ja kohtumiseni. Kohtumiseni.